tänase jutt, ma ei saagi. Vahepeal lõi selle ette, et ühendust pole, aga no nüüd on jälle. Halleluuja. Nii et ma ei tea, kas see jäi sinna selle pausi vahele, aga minu tänase jutluse pealkiri on mittevajalik võitlus. Nii et jõudsin siukse kohani ka, et muidu ma olen kõva võitleja omast arut. Aga jõudsin, et vahel on ikka need võitlused meil mittevajalikud, aga Jumala sõna on nii täiuslik ja Jumal on nii täiuslik, nii et meie ei pea keegi tundma, et ennast kehvasti või kuidagi süü all, sellepärast Isa, ma tänan, et just me tema lapsed oleme selleks, no kuidas me ütleme, me oleme nagu raadiosaatjad või nagu edastajad. Ja et me tunnistame teistele ja vahest mitte ainult teistele, vaid et hämmastav on see, et me peame iseendile ka kinnitama Jumala sõna. Ma olin kogemuses ühel hommikul, minu meelest, see oli siis, kas oli neljapäeva hommik või? Kui ma läksin oma ujumistretti tegema ja hommikul on niisugune, kuidagi siuke rõhutus ja raskus on mu peal ja ma ei tea, milles on probleem. Ma mõtlesin, mis asja ma teen. Ja vahel on, me hakkame võitlema aga seekord ma otsustasin, et ma hakkan deklareerima, kes ma olen, kelle oma ma olen, milline on minu Jumal. Ja teate, kui ruttu need pilved hajusid. See oli nii kiiresti, et vahel me nagu läheme seda teist teed pidi, see on kinni, seda on ka omal kohal vaja, see on omal kohal, see on piiblis kirjas, see on omal kohal. Aga see, et ma kuidagi tahan veel sinna juurde panna selle nagu touchi juurde, et teate mis, me oleme ajas edasi läinud. Ja see, mis oli võitlusrelvad võib-olla 30 või 20 või 10 aastat tagasi, on sootuks teised relvad nüüd. Ja Jumal ütleb, mina olen seesama värske vaim, mitte see. Ja ei ole nüüd, ma tulen püha vaim sinu ellu, aga ma tulen niisuguse väikse piiratusega. Tead, sa oled poisike alles, sa oled, nagu ütleme, noor kristlane, kes see just rääkis, et kuidas Jumal oli ühele väikesele lapsele 4-aastasele ilmutanud, et Babylon variseb kokku. Lihtsalt 4-aastase lapsele, ühe pastori lapselapsele oli näidanud pilti Babylon, aga Babylon on selle maailma kord. Aga mida me praegu näeme? Hakkab laiemine. Jah, täiesti kõik igast otsast laguneb. Niuke tunne, et vargad varastavad varastelt ja valetajad petavad petjaid. Et niuke tunne, et ei tea, kust mitu kihti teil valmis juba neid ideid on. Aga teate, meie läheme koos Jumalaga ja me saame ennast nende sõnadega kinnitada, nii kui Saalomoni laulus Koguja raamatus ütleb nii, et viska oma leib vee peale ja sa leiad ta jälle uuesti ülesse. Ma mõtlen, et see on see Jumala sõna, mida ma kogu aeg oma elus, nagu nüüd juba rohkem aega kannan seda Jumala sõna oma elu ja vete peale kui mitte Jumala sõna. Aga ma ju elan inimeste keskel. Nende samad inimesed, mitte kõik ei ole kristlased. Ja see ei tähenda seda, kui nad pole nad on halvad. Ei, ma üldse ei arva seda. Vaid, et minu asi ei ole mõelda, et kui nüüd tema ei ole kristlane, siis ma pean ikka tema pärast võitlema. Palvetasid ära, usalda Jumalat, mine edasi. Ära jää kinni sellesse võitlusse. Ja tegelikult, kui me täna siin ülistasime ka, siis tegelikult meie süda ju räägib neid Jumala sõnu. Ja tulemused, eriti kui me tänulikkuses seisame, siis see võimendab seda, mida Jumal on meie jaoks teinud. Nii et mina mõtlen praegu, et piibel räägib väga selgelt, kuidas see saatan, kui leviataan tuleb sealt veest välja ja nagu meelitab või kavaldab meid ja petab meid, eks. Aga meil on see Jumala vesi, kuhu peale me paneme oma selle leiva. Nii et Jumala sõna ütleb väga selgelt, kui sa oled sinna pannud, aga tead, mis me teeme vahel? Ma panen leiva sinna vee peale ja siis ma ei usalda, et ta tuleb mulle tagasi. Ma mõtlen, kuidas see võimalik on, kui me räägime füüsikaseadustest, panen leiva vee peale, varsti on ta kalade kõhus ja vajub vette põhja. On ju? Loogika ju. Jah, läheb põhja. Aga Jumala sõna ütleb nii. Saamul on saanud ilmutuse, pane oma leib, seesama vaimulik leib, pane vee peale, pane sinna, usalda Jumalat, pane ja ta jõuab kohale. Ja seal võivad vees vahel olla tormid.
sinu leib jõuab. Nii, nüüd ma jätkan seda sama mõtet ja ütleme, et Matteuse 5.5 ütleb Jumala laste kohta veel niimoodi, et tasased pärivad maa. Me ju tahame kogu taevast, on ju. Mis maast me siin räägime? Aga piibel ütleb väga selgelt, et maa ei hävine mitte kunagi. Eelmine kord me just täpselt neid samu kirjakohti tsiteerisime. Ja ta ütleb, need, kellel on nälg ja jänu õiguse järele, saavad küllaga. Nii et sa pärid maa ja ka siin, kui sa praegu elad, sa pärid selle maa, see on pärandus Jumala käest. Kaua sa siin elad? Me tihti läheme sellesse auku, sinna järgmisse kraavi. Saaks siit juba ära, saaks selle asjaga ühele poole või umbes järgmises kraavis, mina olen olnud nendes kraavides, ma ei räägi teist, ma räägin endast, eks ole, et millal ometi saab see valmis, millal saab see kirik rekonstruitud, millal mu oma maja saab krundile, millal saab saun, millal saab, mul ei ole raha, ei tule välja. Sa tead, mis Jumala sõnas on öeldud? Ma võin öelda, et sa oled juba vana kristlane. Ära kanna endas muret selle asja pärast, vaid pane see sinna vee peale ja lihtsalt täna Jumalat. Ma ei tea, kuidas see tuleb, aga see tuleb. Praegu ma ei valmistanud seda kodus ette, aga ma mäletan seda, kui mu õde käis piiblikoolis, käisid Kuressaares, aga elasid Orissaares. Ja iga kord, kui nad sõitsid Kuressaarde, läksid nad natuke varem ja sõitsid autoga, kuna müügis oli üks maja. Ja nad sõitsid iga kord sellest majast mööda ja kas see oli Jumala tarkus, mis iganes see oli. Minu õde kuulutas, see maja saab mulle ja kõrvalistme peal istub tema mees. Meil ei ole iialgi seda võimalik, meil ei ole selleks raha, see pole mitte kunagi võimalik, see ei sünni mitte iialgi. Ja Tiiu jälle, see maja saab meile, see maja saab meile, see maja on minu oma ja teine mees kõrval. See pole iial võimalik, see ei ole võimalik, see ei juhtu kunagi. Ja siis ma mõtlen, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga see sama maja on praegu nende maja. Meil oli samamoodi. See on täpselt nende maja praegu. Ja me räägime, kuidas see tuli? Muidugi, seal oli ka raha ja maksmist, aga kujutate, kui teine on absoluutselt vastu sellele. Et mul ei ole võimalusigi. Aga näed, siis tulid võimalused. Siis tulid need olukorrad. Niisiis, tegelikult ma olen nüüd palvesse ka selle olukorra pärast. Tundub, et pool jutust on juba kuidagi tulnud. Kõige väeline Jumal. Sa võtsid oma poja Jeesuse Kristuse ja viisid ta nüüd taevasse, sest et neljapäeval oli ülestus või see taevasse minemise püha, teate, jah? Et see oli, ta on ammu sinna läinud sinna taevasse, aga me tähistame ikkagi, et neljapäeval oli taevasse minemise püha. Ja mina tean, et Norras ja Soomes on täiesti riiklikud vabad päevad, püha. Jah, täiesti püha, just. Ja mina täna siin olles ütlen, issand, kingi meile kindlat lootust, et me oleme kutsutud sellesse kirkusesse, kuhu Jeesus juba läks. Kuhu Kristus on meie eel läinud, seda palume Jeesuse nimel, sinu poja meie issanda läbi. Issand Jeesus Kristus, sa oled ülendatud, issand. Sa valitsed nüüd taevas seda maad, kõige väelise õnnis tegija Jumala paremal käel. Ära jäta meid nagu vaeslasteks, vaid anna oma tõotust mööda meile oma vaimu ja hoia meid tema varal osaduses sinuga. Kujunda meid oma rõõmusõnumi kuulutajateks, kes väes sind tunnistavad ja oma eluga sind austavad, kes sa koos isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavasest ajast igavesti. Nii et me oleme sellises perioodis praegu, et me justkui räägime asjadest, mis on tehtud. Ta on läinud üles taevas, eks ole, istub isa paremal käel. Aga sealt ta ju valitseb. Ei ole nii, et ei ole, on kaos. Meie kuuleme, mida me kuuleme? Kuule ainult infot natukene. Ja sul ei ole isegi vaja infot kuulda. Tead, ma mäletan, minul helistab Õhtulehest ja pakub mulle, et meie oleme siit Õhtulehest, kus teie oma info kätte saate? Ma ütlesin, teate, ma ei pea seda otsima, see tuleb mul igalt poolt. Tead, kui ei tule isegi internetist või telekast, siis tuleb keegi inimene, kes sul täpselt räägib sellest asjast.
mitte midagi ei jää teadmata. Ja tegelikult mida vähem sa seda tead, seda vähem see sind viib teise kohta, sest et see, et me kogu aeg oleme, nagu öeldakse, oi, ma siis tean, mille pärast palvetada, tead. Kas sa tõesti arvad, et sina suudad kõikide asja pärast palvetada, mis sa internetis loed? Kas sa tõesti suudad, arvad, et sa oled nii võimas või? No kui sa oled, kui see on sinu kutsumine Jumala käest, siis anna vinti. Aga ma ütlen sulle, ära koorma ennast liigse infoga. Ma kohe jõuan siin. See võib täielik vale panna, mis on kõik. Ei, seal on väga palju valet. Jaa, aga see, et ma võin praegusest faktist öelda, et see, et praegu Ukrainas väga palju rünnatakse Kiievi linna ja kuna ma tean konkreetset isikut, kes tuleb 2 nädalat sellepärast varem Eestisse, sest nii kõva pommitamine käib Tšernigivis, et ta lihtsalt ütleb, et tead, ma olen täitsa, no koolid on nagu nii kinni, laps koolis nagu nii käia ei saa, eks ole, kogu aeg on häired, kogu aeg on pommitamised, et kuna ta pidi nagu nii tulema, lihtsalt tulebki 2 nädalat varem, sest et olukord on hull päriselt. Aga vaata, siuke tunne, kui ma mõtlen, oi, mis sa vaata, seal Ukrainas pommitatakse juba mitmeid aastaid, mis on siis nüüd 5 aastat või? Mis nüüd saab, kuidas saab? Kas sa tõesti arvad, et kui sa sellega, et sa kõike tead, mitu lahingut oli, mitu raketti tuli, mitu kõik, et kas see sul kuidagi pidi aitab sinu elu? Ma ei arvagi, et sa peaksid ignorantne olema, seda ma ka ei arva. Aga tead, läheme siin nüüd sellesse Jumala tasakaalu ja tarkusesse. Kas see on ikka sinu võitlus? Nagu ma ütlesin, mu pealkiri on täna mittevajalik võitlus. Ja isegi ma ütleks mittevajalik info. Niisiis, neljapäeval, kui oli taevasse minemise püha, siis 24. mail on 4 püha. Niisugused pühade keskel me siin nüüd elame. Ja Jeesus ütles Johannese evangeeliumis on need sõnad. Nüüd käib kohus selle maailma üle, see on Johannese 12, 31, 32. Nüüd käib kohus selle maailma üle. Nii kihutatakse välja selle maailma vürst. Kristus ütles, kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõiki enese juurde. Oled sa selle sõna peale selliselt mõelnud, et ta ju läks isa juurde? Aga miks ta meid siis sinna ei tõmba? Ta läks meil aset valmistama. Nii, aga ta ütles, ta tõmbab meid sinna. Tegelikult me oleme temaga ühenduses. Kogu aeg käib meie muutuse, meie mõtete, meie arusaamiste muutus. See ei ole niimoodi, et ühesõnaga, et me nüüd ootame siin, et tema teeb kõik ära, aga mina ju valmistun ka, sina valmistud ka selleks. Sinu mõtted ja meeled ju muutuvad kogu aeg meelte uuendamise teed. Sa kogu aeg liigud seda rada pidi, et kui ma Jumala sõna loen, see ei saa olla, et see ei lähe. Ma olen lugenud niimoodi Jumala sõna ka, et ma loen selle läbi kõva häälega, siis ma pärast mõtlen, mida ma lugesin. Aga kuna ma olen piiblit lugenud rohkem veel, siis seal ütleb, kui sina loed Jumala sõna, siis see teeb su sees tööd. Mina ei tea, mis moodi, aga tal on üks imelik vägi. Nii et ta teeb. No, kui sa rohu ära võtad valu vaigisti, ega kohe ei mõju. See mingi aja tagant hakkab mõjuma. Mingi aja tagant, see on ka väga hea huvitav välja, et tõesti, et mingi aja tagant hakkab tõesti mõjuma. Aga siis tahaks täna tõesti kinnitada seda, mida me siin ikka alati deklareerime. Et see piibel, see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut. Igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Apostlite tegude raamat on praegu täna mul see esimene kirjakoht, mida ma tahaks lahti võtta, sinuga jagada, et alles eelmine kord meil kinnitasime seda, et Jumal andis meile püha vaimu. Ja kui me räägime 4 pühi tulemas, püha vaim antakse, me teame, et ta on juba antud, eks. Aga see, millal ta antis, oli just nimelt 4 pühi. Ja kui sa võtad lahti Apostlite tegude raamatu 19. peatüki, siis 19. peatükis on salmidest 1-6
räägib seda nii selgelt, vaata, ma ei tea, kas teie olete kohanud, kui te käite inimeste juures või kellegi pärast ja siis ta ütleb, oi, mina ei saa püha vaimu, minul ei ole püha vaimu, minu pärast on palvetatud küll, aga ei ole võimalik. Ja Jeesus ütles, ma annan teile püha vaimu ja isegi see on võrdväärne püha vaim, kuidas on nagu ema. See on nagu ema kodus, eks ole. Juhendab, isa on võib-olla rohkem, nagu Jumal isa on, ajab maailma asju, valitseb maailma üle, kõik on, ma usun, tema on igal pool ühel ajal. Et selles mõttes ta on Jumal, see ei ole nii nagu päris ema või isa. Aga lihtsalt, kui me hakkame nüüd lugema siit, 19, võtame teisest, küsis ta neilt. Kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks? Ma just alustasin täna teemat sellega, et meie, kes me oleme Jumala vastu võtnud, me oleme Jumala lapsed. Ja nüüd püha vaim juhib meid, aga meil on üks juht ja meile koguduse pea on Jeesus Kristus ja Jumal on ka meiega. Kogu aeg on kõik see valitsus, kõik käib tema, nii et tema andis oma poja meie eest. Nii et see on perekond, kes oli nagu algperekond olid nemad ja nüüd tema on oma perekonda suurendanud meie läbi kogu aeg. Kas te saite usklikuks? Kas te saite siis püha vaimu? Nemad aga vastasid, me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles, Paulus on see, kes tema räägib. Millesse siis teie olete ristitud? Ja nemad vastasid, Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega öeldes rahvale, et nad usuksid sellele, kes tuleb pärast seda, kes see tähendab Jeesusesse. Kui me täna räägime meeleparandusest, kas seda siis enam ei ole vaja või? Ikka on kogu aja, just täpselt. Meeleparandus käib kaasas usklikuks olemisega ja see on nagu kogu aeg pidev protsess. Mitte seda, et me peaks ennast urgitsema, vaid küllap meil, nüüd tuleb see appi meile. Seda kuuldes, kui nad kuulsid seda, et nüüd lasid nad end ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, lihtsalt pani käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes 10 meest. Paulus läks siis sünagoogi ja rääkis julgesti 3 kuud, väideldes, veendes inimese Jumala riigi asjus. Me ütlesime, no mis meie siin väitleme, oi, et Paulus väitles. Tõenäoliselt see on meie roll. Me oleme need Jumala sõna peegeldus ja kõige hämmastav on see, et see peegeldab siis võige tõhusamalt, kui see on meie elus saanud praktiliselt reaalsuseks, eks? Me oleme saanud mingi ilmutuse. Just, me elame selle välja, aga see ei ole selles mõttes, et vaata, meil on tarkus, kuidas näiteks rauda taguda. See võib-olla tuli minu vanaisa käest, ütleme mulle see, kuidas sepistada rauda, kuidas rauda taguda. See on niisugune, või ema õpetas, kuidas õmmelda, eks ole, kuidas õmmelda teatud õmbluseid ja kuidas taskut teha ja kõik niisugused asjad. Aga Jumala sõnas, see on nagu elu, jõutarkus, elu väetarkus, elamise jõud. Vaata, olete ju kindlasti kohanud inimesi, kes ütlevad, et tead. Ma just, enam, minul on kõik. Aga kus sa võtad selle jõu? Aga kus sa võtad selle jõu, kui sul endal ei ole? Kus oleks suurem jõud? Sest et vahest mina olen ääretult, nagu öeldus, no ma ikka suudan veel, ma panen veel viimase välja, ma võtan oma viimasest tagavarast veel, ma ju hakkan, ma ju saan, ja ta äkki ühe korraga, ma olen olukorras, ütleb, ma pean endal tunnistama, ma ei saa hakkama, mul ei õnnestu. Ma ei õnnestu, kõik uksed on kinni, mul ei tule välja. Mis siis nüüd? Ma olen küll olnud võitluses, mis siis nüüd? Aga nüüd on täpselt see. Alistu Jumalale. Kuidas? No kuidas? Rahulikult. No üks asi on rahulikult, aga teine asi on see, et vaata, meil on teatud teadmised, mis tulevad meil siit maailmast. Ja siit maailmast on hulk nõuandeid. Isegi ütleme, kui on terviseprobleemid, siis nõuanded tulevad arstide käest. Ja äkki ühe korraga on olukorrad, kus arstidel ei ole enam mulle nõu anda. Ja ta ütleb,
lihtsalt ei ole, need on otsa saanud. Kas nõu on siit maa pealt otsa saanud, kas vägi on otsa saanud, ei ole. Kelle peale sa loodad? Sul on mingid olukorrad. Noh, mina tean, mis ma olen teinud. Ma olen palvetanud, ma olen paastunud, seisnud usus, deklareerinud. Ühe korraga ma olen ka tajunud, et ka see retsept on otsa saanud. Ma olen teinud sellest, nagu ütleme, tegevuse käigust endale, kas nüüd just Jumala ma ei ütleks, aga mingi niisuguse päästva ankru, vaat seda ma teen, vaat siis ma saan abi, eks ole. Ma pean ise ka midagi tegema, ega mingi loru ei ole. On ju? Et me peame ise ka, ärge siis olge, nagu öeldakse, laske kõik minna. Kelle peale sa loodad, aga siis võib-olla kutsud mõne prohveti või midagi. Miks me oleme nõrgad ja väetid, ometi oleme aastate poolest täisealised? Ma lähen nüüd edasi ühe nägemusega. Ja see nägemus on ühe palvegrupi nägemus ja meie Jumala laste jaoks, kes on vastu võtnud ta sõna, me ei kuulu sellesse maailma. Ja kui sa arvad, et sina oled sellest, no ma ju kuulun ka siia maailma, eks ju, mingid maailma hüved ikkagi kuuluvad mulle. Mina võin öelda, et mina olen sellest maailmast ja mina olen siin tööd teinud, näete, mina saan selle maailma hüve, mina saan pensioni siin, eks ju. See kuulub siia maailma, ma lähen arsti juurde, mul on haigekassa, mul on hüved, ma küsin seda. Aga ühel ajal saab otsa see. Ma ei tea, mitte hüved ei saa otsa, sest mul on haigekassa kindlustus, aga ma usun, arstide tarkus saab otsa, mingid lahendused, võimalused saavad otsa. Kas mul ei olegi siis enam võimalusi? Tead, siin on see nägemus räägibki sellest, et kui me oleme kõik ära teinud, siis tuleb saatan, tema on sellest maailmast ja küll maailm armastab enda omasid, aga vaata Jumala omasid ta ei armasta. Ja sa oled astunud justkui, ütleme niimoodi, et sa oled oma kodu lävelt, oma kodu uksest astunud välja tänavale. Nüüd tänaval tuleb keegi su juurde, me ütleme täpselt samamoodi, oi, see on ju minu Jumala loodud siin kõik, need lilled ja linnud ja puud ja kased lõhnavad praegu eriliselt ilusti, ma lähen mõnda isegi lillekest nuusutama, see on ju minu Jumala tehtud. Aga siin samas sellel Jumala tehtud on ju saatan, ta on siin keskel. Aga ma ei ütle seda sellepärast, et sa tunneksid hirmu sellepärast, vaid et sa oleksid see, kes praegu võta lihtsalt ja seisata. Ja tead, pane pidur peale ja ütle Jumal, ilmuta mulle nüüd. Sa lähed ja see nägemus oligi selline, kus üks Jumala laps, see sama kaua aega olnud Jumala laps, läheb oma kodu ukse lävest välja ja vaatab, seal on ilusad lilled. Ja läheb neid nautima. Jumala looming ju, eks ju. Midagi saab valesti olla. Me ei tee valet asja, kui me läheme nautima seda, mis meil on. Fakt. Et teate, ma ütlen sulle, iga inimene ka siin maa peal on Jumala loodud, eks. Mõned inimesed on kurjad, teised ei ole. Mõned on nii õelad, et nagu me siin ütlesime, et valetaja läheb, valetab juba valetajal, eks ole, et nagu öeldakse, varastaja läheb, varastab vargalt ja nagu me ütleme, kuidagi kõik see asi on läinud nii imelikuks. Jumala fakt on see, et Jumala vastu ainult, kes räägib Jumalale vastu, teate, need on inimesed. Jumala sõnale, Jumala tahtele, Jumala reeglitele. Kes talle vastu ei räägi, on tema loodu. Kes talle vastu ei räägi, on tema inglid, keerubid, seeravid. Need ei räägi talle. Nad ei teagi sellist asja. No muidugi Lutsiferi me teame aga rohkem sellist fakti, kui nad visatigi kohe alla. Ei ole nii, et see asi venis, vaata nagu me praegu, Jumal on nii kannatlik, pika meelega, ta tegutseb siin, ja siis selles nägemuses ta ütleb, et Jumal on jätnud inimesele vaba tahte. Ja samas on ta andnud meile need samad reeglid. Ja nüüd selles nägemuses oligi see pilt, kus see Jumala laps läks nagu kodu uksest välja ja hakkas seda lille nuusutama ja seal lillede all, äkki nende lillede all roomavad välja maod. Madude käitumine on väga agressiivne. Ta ei tohi hammustada neid, nad ei tohi. Aga käitumine on väga agressiivne.
teate, kuidas maad, noh, ma olen filmidest, ega palju ma neid madusid ikka elus olen näinud. Mul on õnn see, et ma ei ole üldse väga palju madusid elus näinud. Kõige parem vaadata. Ja, surnud madu. Aga et ma olen nagu, jah, mõnda olen näinud, aga ainult võib-olla kuskil saba välja. Ma olen täitsa, ma mäletan kunagi, kui ma laps olin, ma täitsa palusin, et ma ei näeks madusid. Mulle ei meeldinud nad üldse. Aga see ei ole üldse see jutt, mis ma praegu tahtsin rääkida. Aga siis seal, kuidas nad käituvad? Madu hakkab sisisema, eks? Ja see tegelikult hirmutab. Ja siis ta hakkab tegema neid liigutusi, mis maalt järsku niimoodi, teeb niisugused nagu ründavaid liigutusi. Aga mida see meile teeb? See tekitab hirmu. Eks? Isegi mitte see, et ta ei ole mind üldse hammustanud, aga ta käitub nii, nagu ta on saatan. No ta hammustab ka. Ei, no aga ma räägin, et siin selles olukorras tal ei ole õigus alati meid hammustada. Eks? Muidugi, aga mis sealt edasi tuleb? See, et selles olukorras nüüd hakkasid need jumala lapsed, kellest see nägemus siis räägib, hakkasid võitlema. Nii, et sattusid lausa vaenlase territooriumile ja no ütleme, keegi meelitab sinu tähelepanu, näiteks ütleme mingi faktiga, et vaata, sina oled ju õiglane inimene, seal nad kaklevad, mine vaata, mine appi neile, eks ole. Sa oled kristlane. No jaa, aga no selles mõttes, et kristale lähebki appi ja lähebki aitama, et äkki see, kelle ebaõiglaselt käitutakse, me väga tihti lähme appi ju, eks ole ju. Ei öeldaksegi selle peale, et sa oled kristlane. Ja see ütlemine on küll, jah. Nii, et oota, ma katsun selle nägemuse koha nüüd üles. Ja siis sa lähed vaenlase territooriumile madude keskele. Jumala lapsed olid hirmul ja mida enam hirm neid valdas, teadmata, kelle omad nad on. Saad aru, kellele nad kuuluvad, milline vägi on neile antud. Kuidagi sattusid nad siuksesse lootusetusse olukorda meeleheitesse ja on täiesti hädas ja nad vaatavad sinna kodu poole tagasi. Aga tegelikult see, ta ütleb, et need mao niisugune käitumine, ta võib-olla ei ole sind veel hammustanud, aga ta käitub, ta hirmutab sind. Need on see sama, nagu oleks maomürki sa saanud. Kujutate, kui keegi saab maomürki, pritsitakse sulle käe peale. Mõni ütleb, et mürgiga paneme, see on nagu rohi, eks ole, määrid. Aga saad aru, kui sa saad seda mikrokogustes ja vaat see on see info, mida me igalt poolt kuuleme internetist. Me külvatakse meile hirmu. Külvatakse, see ei tule, siis või lähed arsti juurde, seal külvatakse sulle hirmu. Ma tean täpselt, mis diagnoosi ma sain, kui ma läksin oma südamega arsti juurde. Ta vaatab mulle otsa, ütleb, vaadake, missugune te välja näed, ise tahate veel terve olla. Pangi oma testament korda, järgmine kord, kui teil see valuauk tuleb, te olete surnud. Noorele 30-aastasele naisele pannakse niisugune diagnoos. See oli arst, see oli välja koolitatud südamearst. Tark inimene. Terve Haapsalu arstis ta südameid. Ja ta paneb siukse diagnoosi. Mul ei ole mingit lootust. Täiesti. Ja nüüd vaat niimoodi see, nagu need maamürgid, need ei tule teile korraga. Need tulevad tasapisi. Natuke infot. Ta ütleb, need on nagu mikrodoosid, mida te kogute. Ja lõpuks oled sa juba, nagu öeldakse, sul on juba märgatav mürgisus. Sul on juba pidevalt niisugune tunne, liiga palju oled seda mürki saanud. Paar korda on võib-olla paar korda on võib-olla madu saanud sind isegi mürgitada. Teate, kuidas see käib? See mürk ei tule kohe, ei surma sind. See hakkab su vereringes, see on puht, no ma räägin, et selles mõttes see on nagu anatoomiliselt, et ta hakkab nagu sinu vereringes ringi liikuma. Nüüd, esimene nägemus lõpeb sellega, et püha vaim tuli ukse peale, nagu ema või sina läve peale. Tulge lapsed tagasi sinna oma koju. Vaata, meie mõtetesse tuleb ka see, et ma teadvustan endale, kes ma olen Kristuses. Seda ma mäletate, ma ütlesin teile alguses, et kui ma olin ühel hommikul enne ujuma minnes, täiesti niisugune tunne, et mõttetu kaos, aga nüüd läheb järgmine. Me liigume siit edasi ja siis see nägemus läheb nagu Jumala mõtted, teod on palju kõrgemad kui meie omad. Ja tegelikult vahel meile tundub, et kui need on Jumala mõtted ja meile antud Jeesuses Kristuses, siis on minu mõtted ka üllalt kõrged. Ei ole. Sinu ja minu mõtted on tegelikult sama kõrged, nagu taevas on maast. Eks? No, ta ütleb niisama kõrge nagu taevas. Aga Jumala sõna ütleb seda, mitte tae. Jumalaga võrreldes on meil nii nagu mudu. No jah, me võime ka muruna ennast võrrelda, aga tegelikult on kõik see,
palju kõrgemal. Tema näeb kõrgelt ja vaatab ja näeb saatana plaane. Ja nüüd, kui mina usaldan oma Jumalat, kui ma tõesti, mul ei ole mingit, me kõik asjad on läbi proovitud, mis iganes, siis hirmutamine toimub edasi. Teate, sa võid olla just saanud suure võidu. Tuletame meelde, kuidas Elisa võitles Eeliaga. Ta oli just saanud võidu, suure võidu. 400 prohvetit, valeprohvetit. Jah, just. Ja siis ta põgeneb mäele. Miks mis nüüd juhtub? Aga ta kuulis, mida ta kuulis? Ta kuulis Iisabeli sõna, et ma löön ta maha, ma hävitan ta ära. See tuli sõnum. See keegi võib öelda sulle, varsti sured. Eks? Ja mida ta siis tegi selle asemel? Siis tuli tegelikult, see oli niisugune vaimulik, ingel tuli appi. Oot-oot, sa oled ennast nüüd ära, siis ta küsib, miks sa siin oled? Mine nüüd tagasi, kus sa tulid. Mine nüüd tagasi sinna. Sa mõtlesid, et sa lähed peitu. Nüüd ta läks tagasi aga täpselt samamoodi tuleb saatan meie ellu mürgitama, võrke tooma. Ta toob, vaata ta ütleb, et me läheme evangeeliumi kuulutama, püüame suuri kalu ja väikeseid kalu ja siis ta ütles oma apostlitele, ma teen teid kalapüüdjateks. Inimeste püüdjateks, ja kalapüüdjateks. No inimesed on ju võrdpildine ka. Aga seal kaasneb üks teine asi. Saatan tuleb ka ja paneb oma võrgud ülesse. Aga kuidas me nendest võrkudest pääseme? Meil on olemas laulud 91, mis ütleb. Sinu võrkudesse ma kinni ei jää. Oma tiivasulgedega sa kaitsed mind. Sa paned mu ette müüri. Tead, vahest ma vajan. Sina võib-olla vajad ka. Mitte seda infot kuulata, mis tuleb igast august, internetist. Ja teate, kalduvus on see ka, et ma mäletan tookord, kui minul oli, ma väga palju lugesin just selle haiguse kohta. Kuule, mul oli 2 last ju. Need tuli üles kasvatada. Arstid ütlesid mehele, arstid ütlesid mulle, et ütelge oma mehele, et valmistagu ennast. Eks muidugi mul on seda hea rääkida tagant järgi, sest ma ikka veel elan. Aga ma tean, et Jumala sõna on tõde. Ja järgmine nägemus tuleb selle sama asja kohta, Jumala laste kohta. Ja tead, ma tahan sulle öelda, ennem kui ma siit edasi lähen. Meil on väga palju strateegilisi plaane, kuidas asjad toimima panna. Me õpime Jumala sõna ja me teeme ja kui sa oled noor kristlane, siis ei ole mõeldav, et sa ei palveta. Sest niimoodi me õpimegi, eks? Niimoodi me õpime, aga äkki ühe korraga me teatud asjad niisugune tunne, et me ei ole nagu rahul. Aga see otsimine on täiesti jumalik. Selline otsimine, et see ei toimi, teine ei toimi, kolmas ei toimi, see on täitsa jumalik. Siiamaani sul olid kõik lahendused olemas. Nüüd läheme teise selle nägemuse juurde. Nüüd see nägemus räägib võitluses, olid need maad juba saanud suuremaks. Need olid nagu üks osa oli sellised, need on esimesed katsetused, esimesed rünnakud, siis kutsuti koju tagasi. Nüüd, et osad lapsed on nagu läinud kaugemale selle võitlusega. Ja mille poolest siis need võitlused on mitte vajalikud, proovin siis selle nägemuse seletada sulle. Võitluses olid need maad suuremad ja kuldsed. Öeldakse, kui, keegi oli selle ära seletanud seal selles, et ilmutuse saanud, see oli Jumala poolt ära seletatud, öeldi, et kui maad on kuldsed, need olid kuldsed juba selles teises nägemuses, et siis on rünnakud su finantsidele. Meil pole laiutada võib-olla kellegiga, puudust ka ei ole, aga räägin nägemusest, räägin asjast, eks ole. See tähendab seda, et rünnatakse majandus- ja finantspiirkorda. Jumala lapsed on oma võitluses madudega nii hõivatud ja nii kirglikult, lausa ütleks pühendunud, kuid Jumala lapsed olid ka sellel ajal, kui ta nägi seda võitlust, olid rasedad. See tähendab seda, et Jumala vili peaks olema kohe varsti ilmsiks tulema. Jumala asjad tulevad kohe ilmsiks. Te teate kõik, mis tähendab rase olemine. Et kohe sünnib laps, eks ole, kui on välja näha. Aga seal oli siis see, et tulevad, need on need vaimsed, füüsilised kingitused, uued annid, ilmutused, uued teenistused. Jumalapoolne õnnistus on kohe-kohe tulemas, avanemas, sündimas, kuid just nii tõmbab vaenlane Jumala lapsi mittevajalikku võitlusse. Et su tähelepanu mujale. Nii et siuke tunne, et kas jääb see
laps nüüd ütleme, sa ei saa seda kätte lihtsalt seda. Õnnistused on siis, ta tuleb just ründama, kui need õnnistused valmis, et need tuleksid just esile. Ja ütlen, see on seotud väga praeguse ajaga. Ta ütleb, et Jumala jaoks on kogudus kui pruut. Ta ütleb, kirik on tema jaoks see pruut kogudus, keda ta ehitab, puhastab ja õpetab praegu. Me ütleme, et võiks ju lihtsalt tulla ja asjad ära teha, eks ju. Aga millegi pärast käib see, et meie saaksime selle võrra targemaks ja kui ta on need teenistusse tõmmanud sinna, Jumalapoolne õnnistus on kohe-kohe tulemas ja saatan omab aimdust ja teate seda aimdust ja oskust, meil ei ole seda nii pikka aega, seda arusaamist, kuidas ta ründab, aga saatan on mõte kui meeletu kogemus ju. Ta ei tea, mida Jumal teeb täpselt, aga tal on mingi aimdus, ütleme niimoodi. Ja selle sees on see, et teadse, see on meid nõrgaks teinud, see mikrodoosides info, mida me oleme igalt poolt saanud. See on meid hirmutanud, ähvardanud ja need on maahammustused just nimelt mikrodoosides. Tänases maailmas käib tugev hirmutamine, ükskõik missugune eluvaldkond sinna on sul praegu nagu haaratud. On need finantsid, on majanduslangus, on sõjaolukord, on kriisid, katastroofid, eks ole, on tervis, on loodustihjad, just haridus, näiteks Matsalu looduskaitseala tulekahju. Siin samas meie lähedal 8000 või paljusid lindu pesid, jah, me räägime täiesti ja me näeme, et see on igal pool nii meeletu. Maailm kisendab kriisidest ja seda infot tuleb igalt poolt, seda negatiivset uksest ja aknast. Ja ma räägin, et küll pakutakse sulle infot, kuidas sa ikka selle info kätte saad, kuidas sa lehte loed, kuidas sa saad. Seda on niigi palju. Ja ta levib meie meeltesse. Ja need on need mikrodoosid ja need regulaarsed hammustused kutsuvad esile mürgistuse. Ja meie organismis on see mürgistuse seisud. Ja ma ei ole enam pädev ise ennast aitama. See ei ole enam adekvaatne. Teate, see ongi see, mille kohta me ütleme, Jumal, ma seisan siin. Ma ei tea, kuidas siit edasi minna. Mul ei ole mõtet enam võidelda sellisel kujul, nagu ma olen varem võidelnud. See on kinni, päästan lahti, mis iganes. Aga tead, ma arvan, et Jumal on täpselt sellesse kohta sind juhtinud. Täpselt sellesse kohta, sest sinnamaani sul oli lahendus. Siiamaani sul oli lahendus, edasi ei ole. Vaat nüüd on see tühi koht ja see tühi koht meid väga hirmutab vahest. Eks? See tühi koht, kus oli ühtegi lahendust, see on vahest ikka tõesti nagu tühi auk. Nagu Bermuda kolmnurk, ütleme. Ja, et see on see, ma ütlen sulle, teate, see on see mittevajalik võitlus, kuhu meid tahetakse praegu haarata. Ära mine sinna. Sest madu on võidetud Jeesuse poolt. Meil pole vaja temaga võidelda nendel fundamentaalsetel asjadel. Meil tuleb talle koht kätte näidata. Ma võtan ilmutuse raamatu ja loeme koos ilmutuse raamatu 13. peatükist 1-6. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta sarvede peal 10 peahet ning ta peade peal oli Jumala teotuse nimed. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta jalad olid otse kui karul ning ta suu oli nagu lõvisuu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Üks peadest oli vaata kuvitavalt, nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. Kogu ilmamaa oli imestunud, käies metsalise järel ning nad kummardasid lohet, et metsaline on andnud neile meelevalla ja kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane, kes suudaks teda võita. Aga kas praegu ei käi täpselt sama võitlus? Kes suudaks seda metsalist võita? Sina võib olla täpselt selles olukorras, kus sa seisad ja mõtled, kes suudaks seda metsalist võita minu suguvõsas. Saatan on tulnud, nagu öeldakse, 2 jalaga ja proovib mulle selgeks teha, et Jumala tõotused ei toimi. Proovib selgeks teha, aga ta ütleb, aga
see haav paranes. Teate, mille mõjul ta paraneb? Selle mõjul paraneb, et paljud tunnevad hirmu. Ja saatan saab sellest jõudu. Jeesus juba on ära võitnud. Just, aga kui nad ei usu Jeesust, eks ju, isegi Jumala lapsed võivad vahest minna, ütleme sinna teise poole peale, sest nii palju on seda infot külvatud, muudkui külvatakse, räägitakse sulle. Mõtled, et targad inimesed peaks ju ikka tarka juttu rääkima, eks? Isegi teadlased on 80% sihilikult valetavad. Jaa, see on veel omaette info, eks ole ju. Ja nüüd, miks ta terveneb? Sest inimesed teda kummardavad, hindavad teda kõrgelt, annavad talle selle positsiooni. Tead, Jumala laste jaoks, just nimelt Jumala, mitte kõigi kogu maailma, Jumala laste jaoks on see juba tehtud töö, mida Jeesus tegi. Nii et me võtame ja seisame nende tõotuste peal, mis on meile antud. Sa ütled, mul ei ole praegu isegi mitte usku sellesse. Mis palu usku? No see on lahendus. Aga vaata, kui sa oled ise selles konkreetses olukorras, mul ei ole siit siis kuskile minna. Mul on kõik nurgad kinni. Siis tõesti see koht. Aga sine pivake. Natuke sul ikka on. Sellest ju piisab. Ma lähen siit, kus ma olen edasi. Ja ma tahan nüüd lugeda Kolossa kirja, Kolossa 2. Kolossa 2. peatükk. Oi, ma olen Efeslastis. Nii, oot. Kohe Filippi ja siis on kohe Efeslased ja Kolostas. Nii, 3. Kolossa 3, 2 tahtsin, vabandust. Ja see algab nende sõnadega. Ma tahan, et te teaksite, kui suur võitlus on mul teie ja laudikealaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud. No see on konkreetselt apostel Pauluse jutt. Ta ütleb, et aga ükskõik, kes sulle ütleks, ütleme, ükskõik mis olukorras sa oled, võib-olla kõnetab sind just Jeesus praegu. Ma tulin su juurde kõikide pärast. Võib-olla sa ei ole näinud Jeesust. Võib-olla sul ei ole selles mõttes nägemust ja see ei muuda mitte üldsegi seda. Ta tuli sinu ellu, Jeesus, et julgustada nende südamed, kes on kokku liidetud armastuses, täieliku mõistmise, kogu rikkuse, Jumala saladuse, Kristuse tunnetamises. Ta liidab meid sinna. Meil on vaja Kristust. Meil on vaja. No see on nagu tobe lause isegi öelda, vaja Kristust tunnetada. Ma igatsen teda tunnetada. Kui ma ennem ütlesin, et mind hämmastab meie Jumal. Ta on kõikidest nendest ebajumalatest üle. Eks? Kogu aeg on. No olnud kogu aeg, aga kui me mõtleme, et nad valitsevad siin maa pealt, et ammu tahaks talle kõik see pihuks ja põrmuks teha, tahaks näidata, kes on siin võimul, eks? Ja tema on ikkagi niisugune alandlik. Tead, vahest ma mõtlen, et mis toimub? See tohutu alandlikkus, mis temal on, ta üldse ei hakka ennast õigustama. Kuule, mina olen siin ikkagi, kes juhib siin maailma. Minu käes on võim. Ta on seda öelnud meile, see on täpselt piiblis kirjas. Laulud 103 ütleb ilusti, et aujärg on taevas, jalajälg on siin maa peal. Tema käes, ta ei hakka sulle, nagu öeldakse, iga päev seda pasundama. Tea seda, mis ta sõnas on öeldud. Ja nüüd, kõige selle sees, ta julgustab meie südameid, kes me oleme kokku liidetud armastuses, täieliku mõistmisena ja isegi mõistmise kogu rikkuses, see Jumala saladuse tunnetamises, kelles peituvad kõik tarkuse tunnetuse aarded. Mul ei ole sulle täna anda konkreetset retsepti, aga ma loen siit Jumala sõnast, et temas peitub kogu tunnetamine, kõik tarkus, kõik need tunnetuse aarded. Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega, sest ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu poolest ometi teiega rõõmustades, kui ma näen teie korda ning teie kindlat usku Kristusesse.
ja tõesti tuleb neid infoandjaid, nagu ütleb 8. salm. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkusõpetuse tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele, mitte Kristusele, sest temas elab kogu inimlik täius ihulikult. Teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Me oleme Jeesuses Kristuses. Ükskõik, mis madu teie vastu on kirjutanud, on teinud, on moonutanud, on midagi korraldanud, on teie tähelepanu kõrvale juhtinud, on teid petnud, on valetanud. Teate, see kõik on naelutatud ristipuu külge. Ma tuletan sulle hetkeks meelde, kust algas esimene pettus. See Eedeni aias. Täpselt. Kust tuli pettus? Madu, aga puu. Ta tuli puu küljest. Ta tuli puu juurest see madu. Ta teadis. Eeva tahtis targaks saada. Me kõik tahame, ta ütleb, see on üks asi on Jumala tarkuse ilmustus. Teine on inimlik tarkus. Me ütleme, vot, nüüd nõiad ütlevad, neil on kõik tarkus käes. Sensitiivid ütlevad, nendel on kõik tarkus käes. Poliitikud ütlevad, nende käes on kogu tarkus. Ei, kõik tarkus on minu Jumala käes. Või mitte minu, sinu Jumala käes täpselt samamoodi. Teate, see on kõik naelutatud sinna ristipuu külge. Jeesus alistus oma isale ja tema tahtele. Ja see lasi selliselt sündida, et risti külge pandi sinu haigused, hädad, isegi su laenud. Siit edasi lugedes 14. salm ütleb niimoodi, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis meil olid meie vastu kunagi üldse. Saatan ütleb, aga sul on võlg, aga sul on see asi, sa oled seda valesti teinud. Ta süüdistab, ta leiab isegi kõige nõmedamas olukorras, ütleme, ma toon näite. Kujutad ette, et minu ema on just surnud, muidugi see on aastaid tagasi, juba palju aastaid tagasi. Ema on surnud ja siis, ega ma siis ei teadnud, see oli saatan. Aga ma olin samasugune inimene siin maa peal, kuigi ja ta ütleb, et aga sina oled süüdi, et ema suri. Kas te olete tulnud kõige kriitilises olukorras? Tuleb üks hääl ja lihtsalt süüdistab sind täiesti. Ütleb, vähe tegid, oleks pead rohkem tegema. Ja sa võtadki selle mingi hetk vastu. Aga täna ma ütlen sulle, ütle sellest lahti, oma mõtetest kas või praegu, et see on kõik sinna ristipuu külge naelutatud. See tuli sealt, rünnatakse meie mõtteid, rünnatakse meie meeli, rünnatakse meie finantse, aga tead, need on kõik sinna samasse ristipuu külge naelutatud. Täna ma ütlen sulle, nõme on kuidagi isegi öelda seda sulle, aga ära võita seda mittevajalikku võitlust, mille eest Jeesus juba hinna maksis. Madu ütles sulle, sa said vaid, sa saad ainult siis, ta ütleb niimoodi, sa saad võidu küll, aga sa tee seda ja seda, eks? Sa saad võidu, aga nüüd võta paastu, 40 päeva palveta, siis sa tee, mis iganes, tead, ta räägib sulle, et sa peaksid, ja teate, ma tean seda, mida ta räägib, sest ma tean täpselt, millest ma olen läbi käinud. Ta räägib sulle mingit tohutu hulga metoodikat, mida sa kõik tegema peaksid. Ja siis sa teed selle kõik läbi. Kuni sa ükskord saad aru, et isegi see metoodika, mis sa kõik tegid, me teame kõik, see on ju vaimulik distsipliin, paast, eks. Aga sellest paastust võib saada mingi ebajumal. Täiesti, ebajumal, jah. Nii, palvest võib saada ebajumal. Ma mäletan, kui ma olin siis tükimaad noorem kristlane ja ma tean, et kui ma sõitsin sinna autoga igal hommikul ülikooli, siis teate, too aeg, see oli ikka jupp aega tagasi, aga too aeg ma iga hommiku, kui ma sõitsin, teate, ma terve tee palvetasin. Sest et ma uskusin selles, et kui mina palvetan, siis ei juhtu mitte midagi, sest et ma hakkasin alles Tallinna vahet sõitma. Ja ma olin ikka väga ähmis ja siis mõtlesin, ja teate, ja palvetasin ja võitlesin ja palvetasin, kuni lõpus sain aru. Kuule tead, kas ma nüüd usun enda palvesse? Ma olen teinud palvest omale selle. Või ma usun seda Jumalat. Aga tead, see võttis aega.
see ilmutus võttis aega, et ma aru saaksin, nüüd ma asun teele, ütlen, issand, sina oled minuga. Kuhu iganes ma lähen, Jeesus on minuga, mina olen Jeesuses. Ta ütleb, Jeesus on sinus, mina olen Jeesuses. Kui mina olen Jeesuse sees, siis sealt peab tulema midagi head. Meil on nii raske seda inimlikult endale ette kujutada, aga Piibel ütleb seda. Ma ütlen, ma olen selle asjaga kohutavalt võidelnud oma sees, sest ma ütlen, ma ei saa aru, isa, ma ei saa aru, ma tahan aru saada, aga ma ei saa aru, tee mul sellest ilmutus. Nii, minu isiklik olukord oli selline, et ma olin ühel võitluse territooriumil, ma võin öelda, isegi siis, kui ma ei ole kristlane olnud, ma olen selle ühe asja pärast võidelnud ja kõigepealt, tead, see tuleb see, et, nii kui ma just ütlesin, kõigepealt ta süüdistab sind. Siis ma sain aru, kui ma kristlaseks sain, et ma ei võta seda süüd vastu. Siis ta hakkab sulle rääkima, mis sa valesti tegid, millised eksimused sul olid. Ja siis, kui sa oled sellest aru saanud, isegi kui ma olen need eksimused, ütleme näiteks, kulutasin oma põlved ära, ma tõin lihtsalt vahenäite siia. Kulutasin oma põlved ära, oma liigse kehakaaluga. Mis nüüd? Pole ju võtta uusi jalgu, eks ju? Pole võtta ju. Sa oled süüdi ise. Marika, sa oled täitsa ammu süüdi juba. Aga siis, kui Jumala vaim tuleb, ütleb, aga mul on piisavalt tagavara osasid seal. Mul on piisavalt kõike. Ma ei ole neid küll veel kätte saanud. Põlv on muidugi arstide poolt üks ära vahetatud. Aga see sama territooriumil, kuidas saatan meile kogu räägib, siis ma pean teadma, see on ristikülge naelutatud. See on ka ristikülge. 10 meetodid ta andis mulle, mida ma olen võitluses kasutanud. Ma olen palvetanud niimoodi ja naamoodi ja kui ma leidsin sinna ristipuu alla jälle, siis ma sain aru, et teate, vahel on meile antud pool vale. Tegelikult, kui Marika on ikka üleliigse kehakaaluga ja oma põlved ära kulutanud, mis siis vastus on? See on ju täitsa tõtt, räägib saatan ju mulle. Täiesti tõde ju, on ju? Aga tegelikult ei ole ju. No kuidas sa oled ära kulutanud? Liiga palju käisid? Mul on liigne kehakaal, terve elu olnud. Terve elu, eks? Nii. Ma mõtlen oma põlvega, et ma ainult söön palju soola või? Loomulikult. Ei, soolast ainult saad siis või? Ei, see on, tead, siuke tunne, et tead, nii nagu on, alistame need rasvad samamoodi nagu kasvajad. Amen. Nii et see on jälle üks asi. Aga teate, see on tema metoodika, kuidas ta paneb meid tõesti sinna madude sisse nagu mingi oma probleemiga. Ja need maad tegelikult sisisevad ja see olukord hirmutab meid päriselt. Ja tõesti, et meil tuleb taas tulla sinna territooriumile. Ma lähen tagasi sinna. Ma lähen tagasi sinna Jumala ligi ollu. Ja ma hakkan endale tõesti. Ma räägin, et mitte raiuma ja tampima. See on jälle järgmine. Ma lähen ühelt käsu alt teise käsu alla. Aga tead, ma olen aru saanud, et kui ma endale seda räägin, tõesti räägingi, siis ma avastasin ühel hetkel selle, et see toimib palju kiiremini kui see, aga samas ma toon siia vahele ühe näite. Ütleme, sinu lähedased pole veel päästetud. Nii, mina võin öelda, ma olen 35 aastat palvetanud mõne inimese pärast, eks? Nii. Ja siis, kui ma vaata, kuidas saatan suunab mind. Aga vaata, teised on ka pastorid, aga nende lapsed teenivad Jumalat kõik. Kõik on aktiivses teenistus, sina oled ainult see, kellel sinu probleem. Öelge, kas keegi on suutnud ennast ise päästa? Kas sa saad oma perekonda päästa? Ise meie ei saa, me saame... aga mida saatan räägib? Ta räägib kogu aeg sulle peaaegu nagu pool valet, eks ju? Aga tegelikult see on täisvahe. Nüüd on ainuke asi, mida sa tõesti tegema pead. Ma palvetan oma isa poole. Ma seon kinni selle saatana, kes keelab nägemast mu lähedastel Jumal sinu armu ja sinu heldust. Ja ma lihtsalt usaldan. Ja kõik. Ja ma ei kaaguta seda iga päev. Mu Jumal ei ole, nagu öeldakse, sõge vanamees, kellele peab kogu aeg nagu seniilsele meelde tuletama. Teate, kelle plaan on üldse päästetud saada? Et inimesed saaksid päästetud. Kelle plaan see on? Jumala plaan, see on tema südame igatsus. Ta on sellesse meisse süstitan nii, et saatan on teinud selle järgmise vale. See on sinu probleem oma lähedaselt päästa.
Jumal alustas ju tööd juba enne, kui me olime katused. no ja, aga ma räägin, et kuidas saatan meile räägib, eks ju. See on nagu sinu vale, tegelikult ei ole meie vastutus. Järgmine vale, nagu me ütleme, pool vale on tegelikult täisvale. Noh. Ja nüüd, kui ma sellega tegeleme, siis me räägime, et sinu positsioon on tegelikult tead kus, sest sa kõnnid rästikute ja madude peal. Sest sul on kõik tagastatud selle puu läbi. Puust algasid probleemid. Eeva sai petetud esimesena. Ja nüüd sina kõnnid nende peal. Sa lömastad need lõvid ja draakonid. Sa astud neist üle. Laulud 91. Kristus tegi juba selle. Enne kui prohvetlik sõna sulle ilmub või sinuni üldse jõuab, sulle on antud see vägi. Meile tundub vahest, et vägi oleks nagu ära võetud. Sul on meelevald kogu vaenlase väe peale astuda. Mul ei ole ühtegi lahendust, aga mul on püha vaim, ütleb, kui sa tunned, et sa oled tõesti täna see, kes sa oled kurnatud ja raputatud ja rahu ei ole ja ärevus ründab sind ja vahel on isegi koguni paanikani jõuad välja. Tead, et Jumalal on see ilus usk, et ta tahab, et sinu usk saavutas täiuse. Teate, millised on inimese plaanid, kui me Jumala juurde tuleme? Oskate kiiresti, mina tean noored kristlased tavaliselt. Poisid, mehed, noored mehed küsivad, auto? Auto, kodu. Jah, just täpselt. Ja siis anna naine ka veel, eks ole, siis minu soovid on kõik otsas. Rohkem pole. Aga Jumal on hoopis sügavamad need. Samas, kui meil need asjad käes on, siis me tahame rohkem veel. No ja siis tulevad, siis tahaks paati ja siis tahaks lennukit ja siis tahaks helikopterit ja tegelikult kõik need palve on praktika ja ma tõesti kasutan seda ja me kasvame alati palvetades ja palve on ka üks arenev asi. Ma olen tähele pannud, et meie palve osaduses, kui me siin oleme, on ka asi muutunud, ka palve muutub. Me ei saa jääda selleks tampijaks. Jumal, see ja see ja see ja see ja see, maja ja auto ja korter ja see ja see. Tead sa, kõike muud ta annab teile peale kauba. Tead, ma ei ole seda retsepti veel kätte saanud, aga Jumala sõna ütleb. Tal ei ole kahju meile andeid anda. Ta on külluslik Jumal, aga ta ei taha, et me Jumala just kuidagi ära kaoksime. Eelmine kord mäletate, ma tõin teile näite ühest naisest, kes oli eelmine kord tõi näite sellest ühest naisest, kes võitis suure loteriivõidu ja läks Jumala juurest eemale, ma ei tea, kas oli 20 aastat eemal. Ja tegelikult, kui ta selle võidu sai, ta tuli pastorile rääkima, et mis ma teen sellega ja siis, aga ta läks koju, mõtles oma lahenduse ja ta läks Jumalast hoopis eemale. Nii et ma usun, kas Jumal on kahju anda meile andeid? Ei ole. No. Jumal on meile andnud nende finantsid juba, aga ütleb, et teil ei ole, sest te ei küsi. Teate, ma tahan sulle öelda, et Jumal armastab sind ülikirglikult. Ja kui sa loed ülemlaulu, siis vahel umbes niimoodi, et me alles õpime Jumalat tundma, nii nagu see Jumalat armastus ikka kasvab ja siis me võrdleme seda selle erootilise armastusega, kirgliku armastusega, siis kui me saame vanemaks, siis niisugune tunne, me tahaks nagu seda erootilisust tagasi saada, seda 25-aastase kirge. Tead, aga Jumala armastus on arenev. Kas te tahate öelda, et kui Jumal loob oma asjad, ta ütleb, et armastus on igavene, siis on see üheõlbaline või? Ei ole ainult. Jumal on teemanud. Kuidas? Jumal on teemanud. Jaa, Jumal on, aga ma räägin, et ka meile on antud, et tihti on see, et me nagu taotleme, ütleme mina, kes ma olen juba, mul on väga põnev oma abikaasaga koos olla. Mulle meeldib temaga tohutult aega veeta. Mulle meeldib tal kas või järgi tammuda. Kui me seal õue peal oleme. Tõesti, ma lihtsalt naudin seda, et lihtsalt olla temaga koos. Aga ma mäletan kunagisi palveid, võtke või jätke, ma mäletan seda aega, kui mees oli tööl ja nii ära kurnatud ja nii ära vaevatud ja siis ma palvetasin, et minu mehel oleks minu jaoks aega ja kõik, see oli nii tähtis palve. Ma arvan, et see ei ole üldse väljanaarmist väärt, aga see oli nii. Aga nüüd seda probleemi pole. Me mõtleme tihti, aga me toome vahest selle vana oma arusaamise kaalu sellesse olukorda, kus me täna oleme.
ma ei tea, kas sa saad must aru, aga ma väga palun, püha vaim, räägi meie vastu. Nii et Jumal tõesti armastab, kuidas? Väga tore. Aadam nägi Eevat. Teate, mis ta ütles? Eeva oli see viimane looming, mida Jumal tegi. See viimane, aga viimane on alati perfektne, täiuslik. Ja kui seal on, ta ütleb, algkeeles ütleb, kui Aadam nägi Eevat, siis ta ütles, vau! Saad aru, ja siis ta ütleb, seal on piiblis ilusti, ta on luu minu luust, liha minu luu, see on minu kaaslane, minu seltsiline, minu abiline. Milleks tal see abiline anti? Kas selleks, et paradiisi aeda labidaga teistpidi kaevata või? Seal ei olnudki midagi kaevata. Ma arvan, et ei olnudki, nad seisid seal puu alla ja suu ammul ja tilgub sulle suhu. See ei olnud see abiline, aga see on abiline, mis sulle anti, et sa elad temaga koos, sa naudid iga hetke temaga koos, sa jagad oma valu temaga koos. Tihti on see, et kui meil on valus, siis me räägi sellest oma mehele. Mina küll ei rääkinud oma mehele. Mis sest on siis? Kannatan vaikselt, aga ma ei räägi, mida mu tegelik vajadus on. Ma ei ütle talle, las mõtleb välja ise. Aga teate, mehed ei ole sensitiivid. Ja mina ei ole ka sensitiiv. Ma ei oska välja mõelda. Tead, ma peaks rääkima. Ja küll on tore, kui mõne mehega ikkagi saab rääkida. Sa saad oma südant, sa saad oma tund. Ta kuulab, ta ei hakka sulle kohe õpetussõnu jagama. Ta ei hakka sulle elutarkusega, ta kuulab su ära. Ja tead, kui oluline, selleks meil ongi see kaaslane antud. Ta kuulab sind. Kuula vahest ära see valu. Kuula vahest ära see äng. Ja tegelikult Jumala loomingu kroon on see, et ta plaan on, et ta räägib oma pruudiga. Ta ütleb, ma olen nii kirglik. Ja ta ütleb, pruudi aeg on käes. Ma teen veel viimast lihvi, veel viimased õnnistused, veel viimased asjad. Sa ütled, jaa, teistel on õnnistused, aga mina olen siin oma kraavis, eks. Kirik on tema armastus. See on, ja teate, mis asi on armastus? No nüüd leidis küll millest rääkida, eks ole. Tead, ma ütlen, armastus on huvitav asi, see on andmine. Kui ma näiteks kuskile, ma mäletan, lähed koos oma see ei ole, ma tahtsin enda näite tuua, kui ma toon ühe teise. No selles ma toon, et kuna mina olen naispositsioonil, ma toon ühe meesterahva näite. Ma räägin, et üks pastor rääkis sellest, kuidas tema, kui ta käis alguses, algaastatel hakkasid välismaal käima jutlustamas, siis ta ütleb, ta liigub seal, käis Itaalias ja kus iganes. Ta ütleb, et ma tegelikult tahaks oma naisele rääkida, et vaata kui ilus. Aga mis ma ütlen selle teisele kutile, selle kellega ma koos olen? No vaata kui ilus on. Ma ei räägi. Ma tahaks oma naisega jagada seda, saad aru, et see kaaslane, mis on minu moodi. Ja siis ta ütleb, see mees ütleb, ja siis ma vaatan oma naist, ma vaatan, kuidas tema imestab neid asju ja ma tunnen rõõmu, mida tema imestab. Et vaadake, see on see, et meil on antud see kaaslane. Nagu öeldakse, sa vaatad, kuidas, ma ei usu, et mees naudib nii väga neid lilleõisi, võib-olla naudib mõni. Aga naine kindlasti seista, lummatud seista seal, seista ja tõesti vaadata seda Jumala loomingut. Aga siis mees seisab kõrvalt ja vaatab, kui vaimustunud on tema naine, kui kirglik. No see oli lihtsalt ühe pastori tunnistus sellest, kuidas ta ütles, mida ma siin jagan. Nii et ei ole vaja meil seda paradiisi minna üles kaevama. Ja see mittevajalik võitlus, ma kuulutan sulle täna, et ma olen riietatud uude inimesse ja see inimene pidevalt uueneb. Ja kui ma palvetan, siis minu palve ka uueneb. Meie võime öelda siin oma palvegrupis, et meie palve on väga palju muutunud. Kui varem, me oleme kogudusena, me vastutame selle paikkonna eest, me palvetame, aga enamasti me palvetame täpselt niimoodi, et me toome mingi üldise, kellegi üksik probleem, me toome selle sinna Jumala sõna alla. Ja ma tean, sa võid ühte palvet, oi, sa pole vastus saanud, jälle tambid seda, aga nüüd, ära tambid, usalda ja lihtsalt armasta oma Jumalat, ta nii tahab sinuga aega veeta. Tead, need on minu jaoks, ma usun, et sinu jaoks on need minu sõnad ainult. Aga ma palun, et sul vaim tuleb selle nõtruse lappi. Mina sain just pildi sellest, et me vahetame riideid ju suht tihti. Nii? No, ja ongi see, me ei käi ühte samade riietega kogu aeg. Nii? Me vahetame neid riideid. Ma ei tea, mis sa selle all praegu mõtlesid, minu mõttelõng läks mujale. Aga see on iseenesest, kui see sinu jaoks kõnetab, siis on hästi.
ja ma tahan lihtsalt praegu palvetada ja ma tänan Jumal, et sa oled siin selles paigas. Ja me teame, et on omal kohal siduda kinni kõik vaenlase töö ja lihtsalt usaldada seda, aga et me ei jää sellesse võitlusesse kinni. Ja ma palvetan praegu ja ma lihtsalt kuulutan need sõnad välja. Isa Jeesuse nimel, ma kuulutan praegu, tulge lapsed koju tagasi. Isa, anna meile andeks, kui me oleme kõrvale meelitatud nendesse lahingutesse madudega. See käib sümboolselt meie iga eluvaldkonna kohta. Andesta, et me oleme saanud petetud ja et meie lootus on saanud otsa. Et me läksime sinna lahingusse. Selle eest me oleme seal, meil keegi tagasi, no me ei saa sinna, me tahame sealt välja tulla. Me ütleme sellest lahingust lahti. Me astume sellest lahingust välja, sest meil ei ole mitte midagi muud lisada sinu ristisurmale. See on olnud absoluutselt täiuslik. Kogu töö on tehtud. Kogu plaan on väga täiuslik Jumala poolt olnud. Meil ei ole sinna mitte midagi juurde lisada, meil ei ole mitte midagi sinna juurde isegi panna. Me astume vaenlase territooriumilt välja. Me tuleme ära mitte vajalikust lahingust. Me istume meile antud legaalsesse, täiesti seaduslikku olukorda Jeesuses Kristuses. Täna kõlab, tule välja sellest meelitusest. Tule välja nende sõnade ja ütlemiste võrgust. Nende hammustuste tõttu jäid sa ilma. Ükskõik millest siis, kas rahast, oled, mis olukorras. Sa võid öelda, jaa, kõik on ikaldunud. Ükskõik millega su lapsed olid meelitatud. Püha vaimu nimel me seome lahti need köidikud, mis meie ümber on olnud. Igas valdkonnas. Anna meile parandatud süda. Võta ja likvideeri, võta ära see mürk, mis on meie sees toiminud, mikrodooside kaupa. Kes me oleme? Me kuulutame seda. Me oleme sinu pärandrahvas. Me oleme parimaks valinud, et me oleme koos sinuga. Me kuulume sulle. Me oleme nii kalli hinnaliselt ostetud, nagu ütleb see Jumala sõna. Mitte keegi teine ei ole sellist hinda maksnud, kui Jeesus on meie eest maksnud. Halleluuja, Isa, anna meile parandatud süda. Tee terveks ja võta meie organismist ära kogu see mürk. Ja anna meile kadeduseni himustada sinu vaimu, et me oleksime riietatud sinu väega, sinu juhtimisega, ilmutuse ja tarkusega, et me teaksime, et ükskõik mis olukorras me oleme võitjad. Me kinnitame, et oleme pandud Jeesuse Kristusesse temaga koos taevasesse olukorda. Ja igasugune madu ja igasugune võim, mis meie mõistust, meie meeli, meie mõtteid on kahjustanud, on meie jalgade all. Niivõrd, et ta on Jeesuse jalgade all. Siis ta on ka meie jalgade all. Me oleme Jeesuses Kristuses. Me tuleme tagasi selle territooriumile, mis kuulub meile, tema rahvale pärandina. See on meie pärandkodu. Me tuleme tagasi rahu, usu, armastuse territooriumile. Ja Issand, pane oma pitser meie peale. Mina saan väga hästi aru, kui ma praegu palvetasin, et need on sõnad. Aga sina ütled, sinu sõnadel on vägi. Ja ma palun, et su vaim oleks kaasas. Ja sinu vaim, tee tööd just nii, kuidas me igaüks aru saame. Tule meile appi, sest me seisame täna selles olukorras ja ütleme, me vajame su abi. Me oleme kõik ära proovinud, mis me oleme osanud. Me ei lähe sinna saatana territooriumile, vaid me läheme ja astume oma Jumala lävepakust üle. Isa, ma tulin sinu kõrvale. Ma tulin sinu ligiollu. Ma olen pandud Jeesuses Kristuses taevasesse olukorda. Jeesus on minust, mina olen Jeesuses. Kui Johannes evangeeliumist ütleb, kuidas ma teile näitan, Isa, vaadake mind. Ma olen teile näidanud erinevaid tegusid teinud. Ja täna me seisame sinu autrooni ees ja ütleme, meie oleme need, kes nii väga vajame. Jumal, sinu abi just nendes valdkondades, kus me oleme kõik
kõik absoluutselt, kõik oma pärlid ära kulutanud, kõik oma raha ära kulutanud, oma võimekuse, nagu öeldakse, isegi oma lootust, meil ei ole järgmist plaani. Me teeme oma südame täitsa puhtaks sinu ees. Tule täida sina see. Ja Issand, ma tänan sind, et see kirglik armastus, mis sul on oma pruudi vastu, oma koguduse vastu, kui sa loed ülemlaulu, siis seal ei hakata, nagu meil öeldakse selle kohta, või vähemalt nendes alla 18 või üle 18 jutlustes öeldakse, et no ikka vaikselt, erootiliselt ei. Minu meelest on lausa ülemlaulu vist 2. või 3. salm ütleb, ma juba suudlesin sind kirglikult, Jumal armastab sind väga kirglikult. Ta on nii kirglik su suhtes. Issand, ilmuta meile seda. Me ei ole veel paljudele seda pihta saanud. Aga ühte ma tean, sina meid ei jäta maha. Jeesuse nimel, amen.